Eesti vanim ja suurim Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sari avas oma tänavuse hooaja Ida-Virumaal Illuka külje all, kus sõideti 4. korda põleva kivirattamaraton. Talvepuhkuse jooksul läbis sari väikese reformi, et paremini vastata osalejate ootustele. Kui varasemalt mahutati päeva 2 pikemat distantsi, siis nüüd on neid 3. Meie kohalikule eliidile ehk edasijõudnutele suunatud GP-sõit, tublile spordiharrastajale mõeldud Gardena maratoni distants ning neile, kes ei soovi või pole valmis nii pikaks pingutuseks, Ruit Expressi poolmaraton. Tahaks esiteks viia kompaktsemaks kogu üritust kellaajaliselt. Mis endaga kaasa nüüd tõi, oli esimesel etapil näha, et tõenäoliselt tekivad mõned möödasõidud, on võib-olla miinus, aga samal ajal jällegi pere saab tulla ühe autoga kohale ja keegi ei pea kellegi järgi väga kaua ootama. Teine asi on see, et me ei taha ühelt poolt, et meie sportlased või kohalikud sportlased ennast sariüritusel nii-öelda rihmaks sõidavad, et me loodame, et see meelitab ka ja võib täiesti julgelt tulla siia nii naistel või väikese harrastuskilometraažiga inimestel, et on täiesti jõukohane läbi sõita. Aimad sa, et peitub sinu salajõude veel, sirgeks selg, püsti pea. Võitan teel. Keskpäeval anti start esimesele 60 kilomeetri pikkusele GP-sõidule. Pool tundi hiljem poolmaratonile ja kella 1 ka maratonile. Viimaste pikkused olid klassikalised 21 ja 42 kilomeetrit. Läheb enne koitu, rängim heitlus on enne võitu. Muudatuse tõttu võis märgata, et põhistardi stardirivi oli küll kahanenud, ent seeläbi teiste lähete pikkus tõusnud. Muudatuse kasuks rääkis seegi, et kui reaalselt oli stardijoone ületajaid natukene alla 600. Registreerunute arv küünib aga palju kõrgemale, siis katkestamiste arv on vähenenud. Ja siiral võidu rõõmul hinges ei ole kaua otsa äärt. Inimesed on leidnud omale sobiva sõidu ja ka rajal on nüüd kõigil mõnusamalt ruumi. Verid on veel, võites end, võidu hind. Kui möödunud aastal tuli hooaja avastardil võidelda lumetormiga, siis seekord õnnistati meid imeilusa suvise päevaga. Sooja 25 kraadi ja päike siras pilvitus taevas. Mõne jaoks ehk liigagi hea ilm. Su enda käes, tead jäiseks veel, läheb enne koitu. Rängim heitlus on enne võitu. Meie tippude võidusõit sai kiirelt hoo sisse. Kui läbitud oli natukene üle 10 kilomeetri, sõitis suur punt küll veel nibin-nabin koos. Eesotsas Gert Jõeäär, Kaspar Austa, Martin Laas, Peeter Tarvis, Silver Schultz, Dmitri Sorokin. Siit läheb tee edasi vanasse Narva põlevkivi karjääri, mis paneb osalejad proovile oma kiviste ja juurikaliste singlitega. Need vahetuvad aga laiade betoonteedega. Pärast 36. kilomeetrit, kui mõnda aega sõidetud mööda vana raudteetammi, eristusid selgelt 2 meest, Gert Jõeäär ja Peeter Tarvis. Nende edu jälitava grupi ees oli juba 20 sekundit üle minuti. 4 kilomeetrit hiljem, kui läbitud oli Hans Krohe kiirenduskilomeeter ja kurikuulus Paroda ehk lahtise kruusaga teelõik, oli Küüslaugu festivali vaefinišis nii palju selge, et võidab kas siin võidu noppinud Tarvis või Jõeäär. Kolmandana tulnud Raido Saar kaotas juba 1,5 minutit ja Kaspar Austa omakorda veel 20 sekundit. Kuremäe kloostri juures oli liidrite edu natukene kahanenud.
Raido Saar tuli ikka kolmandana, Kaspar Austa koos Ivo Suurega kaotas talle juba sama palju kui tema liidritele. Esikuuiku koha pärast võitlesid aga vanameistrid. M40 arvestuse võidu nimel sõitvad Magnus Kruusemann ja Tarmo Mõttus. 2 kilomeetrit enne lõppu Europargi mäefinišis saabus aga selgus. Jõeäär väntas oma teed ja võistkonnakaaslane Tarvis Como Veloplussist oli maha jäänud. Nii sai hooaja avaetapil mullune sarja üldvõitja Gert Jõeäär käed võidukalt taeva poole lüüa. Suurepärane algus hooajale taas tehtud. Tunamullune sarja üldvõitja Peeter Tarvis tuleb teisena ning oma esimesed top 3 finiši vormistab Raido Saar. 4. Austa, 5. Suur, 6. Kruusemann. Sõit oli niisugune palav, et sellega pidi arvestama, et ei tohtinud jänna jääda, tuli regulaarselt algusest peale nagu jooma hakata. Ja seal esimene pool oli karjäärides olid rasked kohad, seal me saimegi meeskonnakaaslase Tarvisega eest ära ja siis sõitsemegi enam-vähem koos lõpuni. Seal 4-5 kilte lõppu singli peale tuli suht suur vahe sisse ja siis mõtlesin, et sealt oli nii vähe minna, et sõitsin juba üksi lõpuni, et Tarvisel oli ka teine koht kindel. Kõik läksid ideaalselt. Naistest võitis täna Grete Steinburg, Janelle Uibokandi ja Mairis Õispuu ees. Ühtlasi sai Steinburg selga roosa Subaru kirjadega liidrisärgi. Sel hooajal on väiksed muudatused läbi teinud ka lastesõidud. Ürituse kompaktsuse ja peredega osalejatele olukorra mugavamaks tegemise nimel algavad lastesõidud tänavu juba kella 11. Tund enne suuri põhisõite. Kui varasemalt peeti Põltsamaa lastesõitudel liidrisärgi arvestust kuni 12-aastaste seas, siis nüüd on selleks 10-aastaste vanuseklass. Põhjusegi leiame siin sõidumaade reformis. Nimelt suunati eelteismelised sõitma ja omavahel mõõtu võtma Fruit Expressi poolmaratonil. Esimesel etapil oli niisiis 10-aastaste tüdrukute seas kiireim Loore Lemloh ja samavanade poiste võidu võttis Herlen Kajo. Harrastajate jaoks oli niisiis täna palju uut, just uute distantside näol. Esimesed muljed muudatuste osas olid finišis rahul olevad. Ja et on kergem siis kui loobub, kuna puudub jõud ja jaks. Aimad sa, et peitub sinus salajõude veel, sirgeks selg, püsti pea. Võitan teel, annad alla. On praegu saatus su enda käes, tead, et jäiseks läheb enne koitu. Rängim heitlus on enne võitu. Minu meelest see on väga lahendus, sest et ongi eliidimehed, minusugused tahavad raskemat rada, et aga vahest on kas või täna palav ilm, et mõnel on parem valida see tsipakene lühem distants, et muidu lihtsalt kujuneb see lõpp piinlemiseks, et igaüks saab valida endale üks distantsi, mis talle sobib, et sellel keskmisel rajal on ka niisugused huvitavad lõigud sees, et ma arvan, et see on ka väga lahe sõit. Ma arvan, et just see, kes tahab sõita sellist lühemat ja tigedat, siis ei ole nagu väga lühike, või niisugune 1,5 tundi 2, tegelikult pigem 2 tunni ja GP on sellistele tõsistele maratoonaritele, on ju. Et mina arvan, et on väga hea setup.
Vaatan, et sõitsid nii-öelda maratoni distantsi, et oli see nagu õige valik? Jah, minu jaoks oli õige valik, et ei põlenud täitsa läbi. Alguses ka ütlesin, et see on nagu väga halb mõte, aga peale sõitu tundub, et korraldaja tegi õige otsuse ja et minusugustele sõitjatele see peaks sobima. Eelmistel aastatel see pikk distants oli ikka päris raske. Lõpuks kustusid ära ikka. Saab õiges konditsioonis finišisse tulla, jah, ei ole läbi põlemisohtu võistlustel, jah. Aktiivse harrastaja jaoks on ikka nauditav. Ei ole surma piiriplaatsil. Ei ole kerge olla pinges, kuid raskem võit on rohkem väärt. Ja siiral võidu rõõmul hinges, ei ole kaua otsa äärt. Ilus ilm, väga hea rada, kiire rada, lõpus oli ka väga huvitavaid singleid ja ei äge, ikka äge. Võites end, võidu hind on kõigest kallim veel. Muidu inimene läheb laisaks, vähemalt natuke tervist hoida ja eks ta nii on, seltskonna asi. Lemmikrada, jah, sellepärast. Mis selle lemmikuks teeb siis? No, on igasugused paroodad ja singlid ja täiesti fulleri rada. Sellest meeldib. Annad alla või püüad võitu, on praegu saatus su enda käes. Tea, et jäiseks läheb enne kojutu. Rada oli hästi mõnus ja ma üle 12 aasta vist sõidan esimest korda jälle seda Estonia Cupi. Ja ma ei tea, äge oli. Mis selle ägedaks siis tegi? Mulle just meeldib, et ei ole neid sirgeid, pikki, igavaid lõike, et kõik oli nagu singlid ja metsalune ja see nagu pakub naudingut. Ja ilm ka muidugi? Ilm oleks võinud isegi, eestlase kombel ikka virisedes natuke jahedam isegi olla. Aga ei olnud hullu, sai vett pähe kallatud ja ikka oli mõnus. Esimese päeva sõidu kohta kole palav. Täis suvi käes kohe. Jooma kogu aeg pidi. Muidu oli kogu aeg tundsi ka, et võtab kanaraha juhule, et sa hakkad jälle jooma, et siis läks jälle asi nagu paika. Et joomine oli küll väga tähtis. Mõtted lähevad kõik mujale, ainult raja peal on niuke, et kõik muu unustad. See on nagu puhkus? See on täpselt ongi, lõõgastus ja puhkus. Sellega võibki kõik pinged maha võtta, nii öeldakse. Et see on olla seal. Aga muud midagi, käisin nüüd supile. Nüüd lähme sööme suppi. Nii kordad endale, annad alla või püüad võitu. Estonian Cup rattamaratonide karavan suundub nüüd Ida-Virumaalt Järvamaale, kus 2. juunil sõidetakse Neolife 4. Valgehobuse rattamaraton. Lisainfo ja registreerimine ikka estoniancup.ee. Kohtumiseni!